Eesti Maaülikoolist ja minu ettekande teema on raidmete omaduste muutumine pikaajalisel ladustamisel. Taustast väga pikalt ei räägiks, kuid mainiksin ära, et taastuvate energiaallikate kasutamise eesmärgid on Eestis üsna ambitsioonikad ning puidul on nende saavutamisel kindlasti oluline osa. Eestis on majandatavate metsade juurdekasv ligemale 14 miljonit kuupmeetrit aastas. Sellest puitkütustest kasutatakse juba 4,6 miljonit kuupmeetrit. Selle mahu suurendamiseks on vajalik metsamaa efektiivsem kasutamine ning selleks on meil 3 võimalust. Raievanuse muutmine, kiiremakasvuliste puuliikide kasvatamine või siis raidmete ulatuslikum kasutamine. Raidmete kättesaadavusele ja kasutamisele seavad aga piirangud meie pehmed talved ning seega tuleb aeg-ajalt kasutada vanu raidmete virnasid, kus energiapuidu kvaliteet on langenud. Kuna osa materjalist võib jääda mitmeks aastaks metsa, siis eriti märgadel kasvukohtadel tuli meile idee uurida, kuidas pikaajaline ladustamine puitkütuse omadusi mõjutab. Selle saavutamiseks rajasime Järvsil õppekatse metskonda prooviaunad rajasime 2010. aastal. Aunad siis loodi kase ja kuuse lageraie lankidele ning mõlemal langil loodud aunast pool kaeti ja teine pool jäeti katmata. Katmiseks kasutasime spetsiaalset kattepaberit. Et analüüsida puidu tiheduse, niiskusesisalduse ja tuhasisalduse ning kütteväärtuse muutumist, võtsime siis 17 korral 8-aastase perioodi jooksul aastatel 2010 kuni 2018 alamproovid. Proovid võtsime mõlema puuliigi kohta virna pealt ja keskelt, samuti katteta ja katteta osast. Käesoleval joonisel siis on näha kuuse raidmete virn. See on siis 2,5 kuud peale ladustamiskatse rajamist. Järgmisel 3 fotol on siis näha 3 eri aastal 3 eri aastaaega, ehk siis kevad, sügis, talv, raidmete virnad ja kui te vaatate nüüd 2018. aasta pilti, siis raidmevirn on oluliselt kokku vajunud. Sellel fotol on siis näha raidmete virn, siis kaseraidmete virn, samuti pärast 2,5 kuud tema rajamist 2010. aastal. Ja kasepuidu puhul on siis aastal 2012 ehk siis juba 2 aasta möödudes, näete siin punase ringi sees, on lagunemisprotsess kasenotil juba pihta hakanud ja ka seene viljakehad on kenasti nähtaval. Ja 2018. aastal ehk siis kõige parempoolsemal fotol jällegi omajagu lagunenud materjal, samuti kattepaber on tõsiselt kahjustatud saanud ja kasu temast enam ei ole. Samuti näete te tegelikult pildil ühte välitööde teostajat, aga ta on sinna päris hästi maskeerunud. Ja nüüd liiguks tulemuste juurde. Esmalt tuhasuse muutuste analüüsiks oleme siis proovid võtnud 8 eri kohast, ehk siis kummagi virna puhul 4 proovi, kaetud ja katmata osast, virna pealt ja virna keskelt. Nagu joonisel näha, siis kuuse puhul tuhasus õige pisut langes, kase puhul kasvas. Kuivaine kütteväärtuse laboratoorsed analüüsid teostasime samuti tegelikult eraldi, ehk sarnaselt tuhasuse analüüsidele, kuid katmata ja kaetud virnast võetud proovide puhul erinevust ei tuvastatud ja edasi analüüsisime neid tulemusi koos. Joonisel tundub muutus esialgsel vaatusel üsna järsk, kuid kui vaadata numbreid, siis kütteväärtus
küll ajas mõnevõrra kasvas, kuid tegelikult mitte eriti suurel määral. Nüüd te kindlasti küsite, et mis võiks selle põhjus olla. Tegelikult me seda ei uurinud ega analüüsinud, aga tõenäoliseks põhjuseks võib olla kõrgema energiasisaldusega ligniin, mille osakaal teiste komponentide lagunemise tõttu on alles jäänud osas kasvanud. Ja kui me siit liigume edasi tarbimisaine kütteväärtuse juurde, kus me oleme arvestanud ka niiskuse sisalduse mõju, on olukord kuivainega võrreldes vastupidine, ehk katmine mängib siin juures olulist rolli. Kaetud osades oli tarbimisaine kütteväärtus suurem kui katmata osades ja jällegi kuuse kütteväärtus suurem ning kase puhul kütteväärtuse langus ajas suurem. Ehk näete, et kase kütteväärtus on siit 3,5-lt, katmata osas 3,5-lt megavatt-tunnilt tonni kohta langenud 1,5 megavatt-tunnini tonni kohta. Ja kuuse puhul siis 3,5-lt 2,7-ni. Tiheduse muutuse puhul oli erinevus kaetud ja katmata osades. Kuuse tiheduse muutus oli jällegi oluliselt väiksem kui kase puhul, kusjuures kase tihedus vähenes sealjuures üle 2 korra. Sarnane pilt avaldub meil ka energiatiheduse puhul, kus energiatiheduse kadu on kasepuidul üle 2 korra suurem. Järgmisel joonisel on näha niiskuse sisalduse varieeruvust aasta jooksul. Ristikesed tähistavad üksikuid mõõtmisi ning nagu ootuspärane on, siis katmata osades niiskuse sisaldus on kõrgem. Samuti oli ootuspärane see, et suvisel perioodil oli niiskuse sisaldus aasta keskmisega võrreldes madalam. Sügisel ja talvel niiskuse sisaldus jällegi kasvab, see on eriti lehtpuu puhul katmine oluline ning omab olulist mõju kütuse niiskuse sisaldusele. Järgmised 2 joonist kirjeldavad raidmete puidu tiheduse muutust ladustamisperioodi jooksul. Selleks, et tulemused oleksid võrreldavad, on tulemused ühele ja samale niiskustasemele ümber arvutatud. Selleks on kasutatud katse rajamise algniiskust. Kasepuidu puhul on algniiskuseks 25,6% ja nagu te jällegi jooniselt näete, siis kasepuidu tihedus vähenes katseperioodi lõpuks pea 2 korda. Kuuseraidmete puhul oli algniiskuseks siis vastavalt 24,53% ja nagu näete, siis tiheduse muutus mõõtmisperioodi jooksul oli oluliselt väiksem. Tuginedes eelnevalt esitatud andmetele on arvutatud raidmete energiasisalduse langus pikaajalisel ladustamisel. Ja nagu joonisel näha, siis jällegi kasepuidu energiasisalduse kadu on märkimisväärselt suurem. Kuna virna keskel oli kadu suurem, siis parempoolses tabelis toodud väärtused ka aastate kaupa. Tabelist järeldub, et juba teise aasta lõpuks on kase energiasisaldusest pea viiendik kadunud. Kuusepuit jõuab sama kaoprotsendini 5. aasta jooksul. Seega tuleks kaseraidmeid kasutada esimese 2 aasta jooksul. Kuuse puhul on see aeg pisut pikem, ehk siis sama kadu, mis kase puhul saavutatakse või tekib 2 aastaga, selle saavutab kuus 5 aastaga. Ja kokkuvõtteks siis võib öelda, et pikaajalisel ladustamisel täheldati kaseraidmete tuhasisalduse suurenemist. Kuuse puhul tuhasisaldus püsis vaatluse ajal ühtlane. Raidmete kuivaine kütteväärtus suureneb ladustamise käigus pidevalt. Kaseraiejätmetel on muutumine kiirem kui kuuse puhul. Mikroorganismidest, bioloogilisest ja keemilistest protsessidest tingitud kuivaine kadu on pikaajalisel ladustamisel kasel suurem. 8-aastase vaatluse tulemuse põhjal oli kuuse langus 29,2%, kasel 55,4%. Seoses kuivaine kadumisega vähenes ka kütuse energiatihedus.
ehk eriti pikaajalisel ladustamisel toimub puidu lagunemine ja kuivane kadu, vastab kuivkütuse kvaliteet siiski standardinõuetele ja on katlamajades kasutatav. Tänan kuulamast. Nii, kas meil on ühendus ka härra Linnar Pärniga? Jah. Ja, tervist. Aitäh selle ettekande eest ja aitäh siis ka siin virtuaalselt meiega olemast, et paarile küsimusele vastata. Küsimusi on laekunud 2. Kõigepealt, kas kase tulemusi võiks tõlgendada ka näiteks lepale? Tõenäoliselt on lepa puhul olukord ilmselt suhteliselt sarnane. Suhteliselt sarnane siis. Selge. Siis jätkuküsimus, kas hinnati seda, kui kaua saab materjali üldse hakkurisse laadida? 5 aastat seisnud puit kipub juba masina haaratsite vahelt ära lagunema. Ei, seda me ei analüüsinud, kuid kase puhul jah, see koos püsimine oli ka üks probleem. No võib-olla siin on siis mõte jätku teadustööks ja analüüsiks.